kuulamast Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti ja meil on täna selline hoopis eriline päev kohe. Meil on täna Sirli asemel on meil täna külas Kerli. Tere! Ma proovin siis seda Sirli kohta siin täita, kuigi need kingad on ikka suured, ma tunnen. Aga ma alustan sealt, kus Sirli tavaliselt alustab ja küsin sinu käest, Kerli, esimeseks küsimuseks, et mida huvitavat või põnevat sul on olnud viimasel ajal enda elus juhtunud? Kas lastega või töös või võib-olla midagi hoopis eraelus? Võib-olla, mis mulle endale nalja tekitas ja pani mind mõtlema, et issand, kas ma tõesti olen nii vana. Oli mul eelmine nädal, kus minu 10-aastane poeg vaatas YouTube'ist midagi, me rääkisime ja siis ta ütles mingisuguse sõna, mille tähendus mina ei teadnud. Ma küsisin, et kuule, mis see sõna tähendab? Emme, issand, kui vana sa oled, mingi 90-ndates elad või? Mina hakkasin naerma, mõtlesin, issand, kas ma nüüd olen jõudnud sellisesse ikka, et kus mu laps peab mind juba nii vanaks, et ma enam ei saa aru üldse noortest ja väikestest lastest. Ma just lugesin täna äkki kõnetoru, kes kirjutas nendest noorte slängist. Ja ta kirjutas selle kohta niimoodi, et niipea, kui meiesugused vanainimesed hakkavad seda slängi mõistma, mõtlevad noored siis välja uued salasõnad, et omavahel paremini suhelda. Kui vanurid hakkavad nende keelest aru saama, siis on see märk, et tuleb uus salakeel välja mõelda. Nii et vast pole hullu. Just. Aga minul endal on hetkel selline lugu, et mul on lapsed haiged. Et on need haiguste lained siis ka meie peret tabanud. Et kõige väiksem on nüüd haigeks jäänud. Et loodetavasti jõuludeks saab terveks. No minul on õnneks praegu läinud hästi. Ma ei tea, kuhu poole ma pean süvitama. Et ma ära ei sõnaks, aga meil on praegu hästi läinud, et ei ole veel suutnud endale midagi sellist külge hankida, et on saanud ilusti. No siis hoiame pöialt. Kuule, aga ma arvan, et tegelikult nüüd kõiki, kes meid kuulavad, huvitab, kes sa siis tegelikult ikkagi oled. Miks sa siin istud ja kust sa üldse siia tuled? Ja, mina olen Mait Kriimsinu. Jah, nagu sa juba mainisid, mina olen Kerli ja tulen Rakverest. Ja tegutsen Rakveres täiskohaga, olen siis mänguterapeut. Võtan siis kliente vastu nii oma erapraksises kui ka rehabilitatsioonimeeskonnas väikese koormusega. Ja lisaks veel siis ka olen koolis õpiabiklassi õpetaja. Sul ikka on neid ameteid? Ja. Aga kuidas sa nüüd siia niimoodi Tartusse sattusid? Rakvere on ikka päris kaugel siit Tartust. No eks ma ju sattusin siia kõigepealt siis, kui ma õppima tulin mänguteraapiat. Ja nii ma siia käima jäingi, et ma just tegin kodus nalja oma mehele ka, et kuule, ma vist pean hakkama Tartusse mingit elamist muretsema endale, et ma olen nii tihti viimasel ajal Tartus. Et kõigepealt mänguteraapia õpingud, eks ju. Ja lisaks kõik erinevad muud koolitused, et mina olen väga suur Tartu fänn. Nii et mina sätin oma koolitusi ja asju alati Tartusse ja lisaks elab mul ka üks väga hea sõbranna Tartus. Nii et Tartu on sinu südame võitnud, nagu minu südamegi. Ja ma olen alati öelnud, et kui ma tahaks kuskil mujal elada peale Rakvere, et siis see suure tõenäosusega oleks Tartu linn. Aga avalda see saladus ka, mis sa siis praegu siin õpid peale mänguteraapia? Kas see on midagi mänguteraapiaga seotud? No ma ei saa öelda, et ei ole. Selles mõttes, et eks nad ikka on omavahel mingil määral seotud, et praegu ma käin siis Tartu Ülikooli koolitusel ja see on algõpetuse didaktika, kus ma siis õpin juurde või täiendan enda oskusi siis selles valdkonnas, kuidas lastele mingid õppeained koolis õpetada ja just siis nagu algklassides. Ja ega see selles mõttes, ma arvan, et me täna enam ei saa niimoodi, et me oleme lihtsalt õpetajad ja anname edasi ainult akadeemilisi oskusi, vaid see kõik hõlmab ka seda, et sa oskaksid lapsega kontakti luua, temaga suhelda ja luua talle sellist turvalist ja hinnangutevaba keskkonda ka seal klassiruumis. Sest see on see kõige alus, mulle tundub.
Ma saan aru, et see teine südame pool kuulub siis lastele. Ja see kulub pedagoogikale. Kuulub pedagoogikale. Et lastest siin teemal ei hoia, et kui sa ikkagi valid neid koolitusi endale juurde, siis nad on ikkagi seotud selle erialaga või lastega või selle laste maailmaga. Siiamaani küll. Kuigi ega ma enda jaoks ei ole välistanud, et ma võib-olla, eks ju, mingil hetkel hakkan midagi täiskasvanutega tegelema. Aga praegu kuidagi elu on läinud niimoodi, et ma olen jõudnud lasteni ja just nagu koolis ma õpetan ka, eks ju, HEV-lapsi ja ikkagi mänguteraapias ju tulevad ka ikkagi lapsed, kes mingis valdkonnas vajavad seda tuge ja toetust, eks ju, et just nagu kuidagi on nii läinud. Aga räägi sellest ka natuke, kuidas üldse mänguteraapiani jõudsid, äkki seal on mingi väga äge lugu taga? Mänguteraapiani ma jõudsin lasteaias töötades. Et enne, kui ma hakkasin üldse mänguterapeudiks, siis ma töötasin lasteaias. Ja seal ma nagu märkasin, et väga palju oli lastel nagu neid murekohti, et kuidas oma emotsioonidega toime tulla, eks ju. Kuidas konflikte lahendada ja üldse selline see tunnetega ja väga palju oli minul parasjagu juhtus just selline rühm, kus rühmas oli väga palju lapsi, kelle vanemad olid siis lahutanud või lahku kolinud ja see mõjutas ka väga tugevalt lapsi seal rühmas ja nende käitumist seal rühmas. Ja siis ühel päeval ma nägin kusjuures Maalehest artiklit Kambja koolist, kui ma nüüd ei eksi. Ja kui ma lugesin seda, siis seal oli kirjas, et neil töötab seal koolis mänguterapeut. Kambjas töötab tõesti mänguterapeut, vähemalt töötas tema õppis minuga isegi samal kursusel. No vot, siis sa võib-olla tead, kellest ma räägin ja ma hakkasin mõtlema, et mänguterapeut, mis see on? Ehk siis kohe Google lahti ja guugeldasin, mis see mänguteraapia on ja nagu kohe sain aru, see ongi see. Et kuidas ma saaksin lapsi toetada, et nad tuleksid oma nende erinevate nende elus ette tulevate probleemidega toime ja kuidas ma saan neile seda tuge pakkuda. Saan ma õigesti aru, et kui süda kuulub lastele ja Tartule, siis hing kuulub mängule. Jaa, kui nii võib öelda, siis küll, jah. Et mäng on sinu jaoks ka siis selline viis, millega neid lapsi avada. Kõige loomuomasem viis ilmselt läbi, mille sa saad neile nii-öelda ligi pääseda võib-olla või mis aitab võib-olla kõige paremini lahti mõtestada, mis nende elus toimub. Aga kui sa nüüd mõtled oma töö peale, et mis on need kõige tavalisemad asjad, mille pärast sinu poole pöördutakse? Kui sa pead öelda, et on tavalisi asju? Jah, selles mõttes, kui ma nüüd praegu mõtlen, siis väga palju on ikkagi pöörduvad vanemad, kellel on siis kas siis käsil või olnud mõnda aega tagasi kas lahutus või lahku kolimine ja vanemad on märganud seda, et see on nende laste käitumist mingil määral mõjutanud. Või siis kardavad, et mõjutavad, et nad on nagu selles mõttes juba nagu ennetavalt pöörduvad, et pakkuda lapsele seda lisatuge, et kui vanem ise ka tajub, et minu poole on pöördunud vanem, et ta on nii kinnine, et ma nagu üldse ei tea, mida ta tunneb või mõtleb, et vähemalt siin võib-olla ta äkki siis nagu kas räägib ennast tühjaks või väljendab ennast kuidagi, et talle jääks nagu sisse. Et väga palju lapsi on jah neid just, kes on nagu lahutanud vanemad. Et suured elumuutused ja siis on nagu sellist nagu välistuge vaja. Et mõtlengi siit, et siuke nagu ootus on vanematel sageli, et äkki nad saavad ennast siin tühjaks rääkida. Kui vanemad tulevad vihamurega, siis nad loodavad, et lapsed saavad ennast seal tühjaks vihastada. Ja neil on hästi suur ootus ka sageli sellele, et terapeut ka näeks siis, mis meil seal kodus toimub selle lapsega.
et kuidas sinu nägemus on, kas seal teraapiaruumis tavaliselt lapsed vihastavad, kas nad valavad ennast seal emotsioonidest tühjaks või toimub see hoopis kuidagi teistmoodi nendele omasel viisil või kuidas sina seda näed? No tihtipeale mänguruumi minuni need, ütleme siis nii-öelda vihahood või agressiivsushood ei jõua. Et see pigem väljendub kuidagi nagu teistmoodi. Et kui vanem kurdab, et noh, et ta kodus nii agressiivne, ta tahab mind lüüa, karjub kogu aeg, siis mänguruumis, noh, ma tihtipeale ei näe seda. Et nad kuidagi nagu teistmoodi maandavad neid pingeid seal ikkagi, et nad leiavad selle viisi. Et alati justkui polegi vaja seda viha ennast näha, et sellega tegeleda. Just, et see kuidagi alateadlikult neil siis, eks nad endale ise valivad alateadlikult selle kõige sobivama, et ega minu kui terapeudi ülesanne ei ole ju talle seal mingeid tegevusi ette sööta või pakkuda talle midagi, onju. Et ta ise tegeleb omas tempos sellega. Aga kas on, kui sa mõtled nüüd oma töö peale, et me läksime hästi tõsiseks siin praegu, et kas on olnud teraapiatoas selliseid nagu väga naljakaid asju ka, mis on juhtunud, mis võib siin rääkida, mis ei ole konfidentsiaalsed, aga sellised üldiselt naljakad või lõbusad või vahvad lood? Jaa, noh, olen pidanud 45 minutit koera mängima ja haukuma põrandal. On olnud päris põnev. Mis mul veel on olnud? Neid hetki on olnud erinevad, ega kõik ei jää alati meelde. Muidugi tuleb ette ropendamist. Kuidas sa suhtud ropendamisse? Teraapiatoas? Teraapiatoas. Väga hästi. Väga hästi. Et see teraapiaruum tegelikult selleks ongi. Et see on see koht, kus ta saab seda teha, ta saab seda endale lubada, kartmata, et keegi teda keelab. Keegi teda kuidagi annab talle selle eest hinnanguid või halvustab teda, eks ju, või ta saab nagu pahandada selle eest, et ta ropendab. Ja noh, võib-olla see ongi see viha, mis roppuste kaudu välja tuleb, eks ju, et jaa, mina luban kõike. Las ropendavad. Las ropendavad, et ega ilmaasjata eesti keeles ei nimetata neid kangemaid sõnu ka vägisõnadeks, et ju neil mingisugune vägi sees on, mis tuleb nende sõnadega välja elada. Just. Et kui vanem juhtub olema kuuldekauguses sellel hetkel, mis sa vanemale soovitaks? Siis, kui laps ropendab, sa mõtled? Näiteks üleandmisel või äraminemisel ütleb laps, on sul juhtunud, et laps ütleb üleandmisel midagi sulle sellist, mis võib-olla mõnes pedagoogilises kontekstis oleks mitte sobiv? Minul ei ole seda ette tulnud, et vanema juuresolekul, et me oleme olnud seal ruumis sees. Aga mis ma soovitan? Ütleme kohe, et mänguteraapias on see lubatud, et ei pea nagu vanem ka nagu tundma piinlikkust või karta, et issand, mis mu laps ütles, et ei ole hullu, et mänguteraapias see on okei. Et kui ta seda ütleb, et noh, võib-olla väljapool mänguteraapia tuba, võib-olla vanemad tasub, eks ju, võib-olla rääkida, et lepime mingi aja või koha kokku, et kus sa nagu seda ropendamist tahad teha, on ju, et noh, igal pool see alati ei ole sobilik, selles mõttes, et teised inimesed ei pruugi seda mõista, on ju, igal pool alati, aga et siis võib-olla mingi koht või hetk kokku leppida, et kus laps võib seda nagu teha, kui see vajadus ikkagi nagu on. Mulle on kusjuures küll öeldud niimoodi ukse pealt, et tšau kaka või midagi sarnast. Et eks see ongi ju tegelikult mänguteraapia ka, kuigi ta kõlab sellise toreda ja lapsekeskse tegevusena, siis laps ikkagi võtab seal ennast kokku ja ta töötab läbi mingisuguseid enda jaoks võib-olla väga raskeid asju. Ja seal ukse taga võib-olla selle ema juures või emme juures või issi juures tekibki see natuke pingelangus. Ja on vaja see paha tunne ennast kuidagi välja saada ja siis tulebki terapeudile öelda tšau kaka. Ja, et minul, mis mul on võib-olla öeldud on nüüd viimane, mis mul on nagu meelde jäänud, et ma ei taha siin. See on nagu olnud selline esmane reaktsioon, et kui vanem on tulnud, eks ju vastu, taha siin tulla. Et tuleb ka seda, et kuigi ta on siuke lapsekeskne ja
lapsel ikkagi enamasti nagu tore, siis ta on ikkagi ka lapse jaoks pingutus alati, et sellega võib arvestada vanem, kes tuleb ka mänguteraapiasse, et sealt võivad pärast tekkida sellised hetked, kus laps elab ennast natukene välja ja sellepärast ei tasu ära puhkuda. Just, et ja mis on ju ka see, et ma mäletan, et kui me õppisime, et siis on ju ka see, et mul on see kuidagi eredalt meelde jäänud, et mingil hetkel, eks ju, kui laps hakkab mänguteraapias käima, et siis võib vanemale tunduda, et olukord on nagu üle pea kasvanud, et ma ei saa üldse aru, mis toimub, eks ju. Et kõik on palju hullemaks läinud. See tuleneb ka ilmselt sellest, et laps lihtsalt hakkab ennast paremini mõistma, paremini endast aru saama ja ta võib-olla hakkab seda ka lihtsalt rohkem sõnadega väljendama. Ja siis võib-olla vanemale tundub, et nüüd on üldse hulluks asi läinud, on ju. Et seda ma ka tihtipeale vanematele seletame, et seda võib tulla ette, et ei pea kohkuma ära sellest, et nüüd on üldse läinud midagi valesti. Et kõik lapsed on erinevad. Nagu ka kõik täiskasvanud. Just, et ka täiskasvanutel tuleb ju ette neid hetki. Ja teraapiaga tegeledes ikka käib see nagu lainetena, et vahepeal oleme üleval ja vahepeal oleme all ja vahepeal on tundeid rohkem ja siis on neid jälle vähem. Et laps ju tegelikult tegeleb teraapiaga ka siis, kui ta otseselt teraapias ei ole. Just, et ma mõtlesingi, et ma laiendan seda mõtet, et ega kui laps läheb ju teraapiaruumist välja, see ei tähenda, et see protsess on lõppenud. Et me ei tea, mis ta sees, eks ju, toimub, et see protsess käib, eks ju, mida ta seal võib-olla tunneb või analüüsib enda sees kuidagi, on ju. Et kõik see ju käib edasi. Et see ei lõppe seal, et kui pannakse uks kinni, nii, nüüd on kõik. Et sellepärast ongi see soovitus, et mitte väga palju teisi asju lapsele lisada, et ühest teraapiast tegelikult lapsele ju piisab ja kui seal juures on võib-olla mõnel lapsel logopeed või eripedagoog, et seda on isegi väga palju, eriti lasteealistele lastele. Aga ma küsiksin sinu käest sellist asja ka, et kas sa oled märganud oma selle töökogemuse jooksul sellist asja, et lastel on lemmikmänguasjad, mis vahelduvad periooditi? Sa mõtled mänguteraapia ruumis? Ja, et ühel perioodil on rohkem ühed asjad, ja teisel perioodil rohkem teised asjad. Kas sa oled märganud, et näiteks kui tuli sõjateema meil siia pilti, kindlasti oli rohkem sõdureid ja püsse. Aga kas sa oled muudes kohtades ka märganud mingisuguseid mänguasjade siukseid laineid? Ma pean ütlema, et minu mänguruumi seda sõjateemat väga palju ei ole tulnud sisse. Aga mida ma olen märganud, on see, et kui laps hakkab käima, eks ju, teraapias, siis kõigepealt nad valivad sellised hästi endale tuttavad mängud. Mingid kaardimängud, mingid lauamängud või mingid need tegevused, milles nad on head. Ja siis mõnda aega käies, siis ma hakkan märkama, et nüüd nad jätavad need turvalised mängud nagu nurka ja nad lähevad üle loovatele mängudele, mis tähendab tegelikult minu jaoks juba seda, et mingid protsessid juba käivad, ta on juba julgem, eks ju, enesekindlam, et ta julgeb juba ennast rohkem väljendada, et tulevad sellised loovamad tegevused. Ja siis mingi hetk jälle, kui me juba hakkame võib-olla sinna lõpule lähenema, on ju, siis nad pöörduvad nagu selliste algsete tegevuste juurde tagasi, aga nad on nagu teistsuguse sisuga. Et mäng on mäng ja sa nagu tajud ära kuidagi terapeudina, et see on nagu teistmoodi. Kusjuures see on väga huvitav, et sa selle välja tõid, et ma olen sama asja märganud, et kõigepealt valitakse sellised kindlad struktuursed tegevused, millel justkui on ette antud see, kuidas sa neid tegema pead. Et see ilmselt ongi, nagu sa ütlesid, seotud sellega, et ma ei lase ennast veel päris vabaks. Ma päriselt ei taha veel näidata, kes ma olen. Ma vaatan, kas ma usaldan sind. Just, et tema ei tunne mind, on ju, mina ei tunne teda ja ta valibki sellise hästi turvalise viisi. Et kõigepealt nagu kompida seda pinda. Kes sa oled? Kas mul tasub sinuga mingit suhet luua, on ju, või mitte, on ju. Et jah. Eks sealt tulebki see kõige olulisema mänguasja või tööriista teema ka välja. Siis kõige olulisem tööriist. Terapeut ise just. Et sina oma selle toe empaatiaga sa pakud seda tuge. Tegelikult ei olegi ju niivõrd oluline, eks ju, mis mänguasjad sul seal ruumis on, kui palju sul neid seal ruumis on.
vaid just see, et kuidas sa selle lapsega selle sideme lood. Mhm. Et see kontakt on nagu ülioluline. Ja noh, mida võib ette tulla, muidugi ka minu praktikas on seda ette tulnud, et alati ei õnnestugi lapsega luua seda kontakti erinevatel põhjustel. Me võib-olla isiksustena ei klapi, eks ju. Mis on täiesti okei tegelikult. Sest meil ei teki seda alati ka täiskasvanuna ju kõigi teiste inimestega. Just, et ka täiskasvanutel just. Ja või siis teine variant on see, et laps ei ole valmis teraapias käima. Ta ei ole valmis oma mingite murede või probleemidega, eks ju, tegelema. Võib-olla tal ei olegi seda muret või probleemi, on ju. Temal endal ei ole, on ju. Et ka siis võib juhtuda, et asjad ei lähe võib-olla nii, on ju, nagu planeeritud, et mis on ka okei. Või võib-olla ka laps liiga noor veel. Just, et liiga väike on, et võib-olla ta ka ei vaja siis just seda teraapias. Ma tean, et mind, ma loodaks, et meid kuulavad ka paljud alles õppivad mänguterapeudid või alles just alustanud mänguterapeudid. Ja ma enda sellest algusajast mäletan ikka seda sama küsimust või seda sama muret, et issand jumal, ta mängib juba 5. korda seda sama mängu. Kuidas sa nagu julgustaksid, kuidas sa lohutaksid neid algavaid terapeute, kellel võib sama mure tekkida, et ma ei oska enam või ma olen jännis ja hädas, mida ma saaksin teha, et laps saaks sealt edasi? Aga eks sina terapeudina ei saagi ju seda protsessi tagant kiirustada tegelikult, et seal teraapia ruumis see ei ole sinu ülesanne. Et mänguteraapia mõte on see, et laps liigub ise enda tempos, on ju, ja ta valib selle tempo ise, et kui ta tunneb, et ta tahab 10 korda seda mängu mängida, järelikult on see talle mingil põhjusel vajalik. Järelikult on seal midagi, mida ta läbi töötab endas. Ja ega siin ei ole lohutavat öelda. Mängimegi. Mängimegi ja see ükskord lõpeb mingil hetkel. Et lasedki lapsel olla ja tegeleda ja me ei kiirusta, takkame, usaldame seda protsessi. Ja usaldame last. Just, usaldame last ja laseme lapsel ise otsustada, millal ja mida, sest tegelikult tal on need ressursid olemas, ta peab lihtsalt nüüd üles leidma. Mul tuli selline mõte ka veel juurde, mida me oleme arutanud võib-olla siin ja võib-olla siit väljaspool, et võib-olla lapsel ongi vajadus enda ümber olevat maailma korrastada ja võib-olla mingi selle ühe sama mängu mängimine annabki talle selle korrastamise, selle kontrollitunde, et see asi on tal käpas. See on asi, millega ta hakkama saab ja kui me justkui selle sealt ka ära võtame, et see on järgmine asi, milles ta tunneb, et ju ma siis ei oska seda ka piisavalt hästi, et ma justkui ei tohiks seda siin ka teha. Et nagu sa ütlesid, et see on millekski lapse jaoks vajalik. Et minu jaoks võib-olla üks hästi põnev asi selle mängu juures ongi see, et kuigi me oleme kõik mänginud lastena, me ei mäleta seda päris täpselt. Ära läinud meelest ja me ei saa sellest enam päris hästi aru, mida need lapsed seal teevad. Aga neil on alati selle tegevusega oma eesmärk, et nad ei tee seda niisama. Just. Et see mäng ikkagi on väga oluline ja seda mängu võiks olla laste elus rohkem. Täna mulle tundub, et seda mängu on vähe laste ümber üldse. Ja mina soovin, et seda oleks rohkem. Ma täitsa toetan sind. Ma just eile lugesin ühte mingisugust uuringut. Viidata enam ei mäleta, aga lugesin täpselt neid sama kinnitusi sealt, et laste mängu on jäänud väga väheseks. Laste omavahelist mängu, mida täiskasvanud ei reguleeri, on jäänud väga väheseks. Sellist mängu, kus lapsed saavad küla või linnatänavatel omavahel kokku, ise seal klativad, ise seal kaklevad, ise seal lepivad. Tegevused on hästi struktureeritud igasuguste huviringidega, igasuguste vanemate poolt korraldatud mängukohtumistega, mis on tegelikult ka kogu aeg keegi valvab ja keegi lahendab, et lastel ei olegi seda võimalust ise ennast ohtu seada, ise tülli minna ja ise neid lahendusi otsida. Just, et alati võib-olla ei ole nii hea, et kui kõik see laste aeg on nagu ära planeeritud või et lapsel ei pea olema alati mingid tegevused, on ju, et millega ta nüüd teeb või et
ma saan aru, et noh, ikka, eks meil kõikidel, mul emana endal ka ju on see soov, et oma last arendada ja pakkuda talle parimat, on ju. Et noh, ma täitsa mõistan seda. Et aga teinekord see igavus on nagu see, mis nagu natukene seda loovust toetab. Et las lastel olla mõnikord igav. Et siis, kui ma lasteaias töötasin, siis meil tuli seal päris mitmeid kordi ette seda, kus rühmas ei olnud planeeritud tegevust ja noh, mitte kõik lapsed, aga oli lapsi, kes tulid minu juurde, et õpetaja, mis ma nüüd teen? Mul on nii igav. Noh, lapsed on harjunud, et kogu nende päev on ära planeeritud mingisuguste tegevustega ja kui neil tekkis mingi hetk, et noh, mängige nüüd, on ju, valige ise omale mingi tegevus, mis te teha tahate, siis nad ei osanud seda teha. Meil oli väga raske nagu seda loovust sinna mängu panna või nagu üldse nagu leida endale seda, et mida ma tahaksin teha. Võib-olla siit tuleb üks mänguteraapia sihuke eesmärk ka välja tegelikult. See, mida me mänguteraapiaga hästi palju tõstame või kindlustame või mida me tahame seal nagu, ütle, mis hea sõna on see, mida me seal otsustamine, et me julgustame laste seda enda otsustuste tegemist. Et see, mis sa just rääkisid, mul tuli sellega kohe see otsuste tegemine, et lapsed ei ole harjunud ka enda eest otsuseid tegema, mis on ju hiljem väga oluline oskus ja julgus ja selle otsusega käib ju alati kaasas ka vastutus. Just, et mina julgustan ka alati vanematele, et laske lapsele otsustada. Noh, loomulikult, eks ju, tema east lähtuvalt on ju, aga andke talle valik selline, kus ta saab ise midagi otsustada. Et lastel on seda täna nii vähe. Ta pikad päevad lasteaias või koolis, siis minnakse koju, kodus on omad reeglid, asjad on ju, noh, mis kõik on arusaadav. Aga nagu seda jääb väheseks. Et kui ta on nagu vabamängusest ka ära võetud, et vabamängu sees ju tegelikult ongi kõige lapsele need kõige eakohasemad otsustuskohad, kus ta saabki otsustada, mida ma teen oma igavusega, mida ma teen oma selle vaba ajaga, kas ma võtan joonistuse või ma võtan automängu, et need on tegelikult needsamad otsused, mida me, jälle see sõna ei tule meelde, mida me nagu mänguteraapias siis nagu toetame või tahame, et lapsed hakkaksid neid tegelikult ise tegema. Ja selle otsusega ongi see, et ma vastutan siis iseenda aja eest. Et kui ma olen selle ise ära sisustanud. Teate, selle otsustamisega ma seda meetodit natuke kasutan ka koolis enda õpilastega, et ikka satub klassi mõni selline õpilane, kes võib-olla algust katsetab sind õpetajana, natukene provotseerib, siis katsetab erinevaid meetodeid ja mina tihtipeale siis ütlen, et sa võid seda teha, et see on sinu otsus, et sa saad ise otsustada, et kas sa teed seda nii või nii. Aga et arvesta siis sellega, et sellel teol on nagu mingisugune selles mõttes tagajärg, mitte karistus, aga näiteks, et kui sa otsustad mitte näiteks midagi üles kirjutada, siis sul ei ole võib-olla kuskilt pärast õppida. Aga see on sinu otsus, kas sa kirjutad või ei. Ja tihtipeale nad kirjutavad, nad valivad selle ikkagi, et nad teevad. Et lasen lastel rohkem tegutseda. No mul tuli külmavärinad, see on nii äge näide seal selles mõttes, et see ongi see koht, kui me surume neile peale. See on minu otsus, aga kui sa lased neil endal otsustada, siis vaata, kui targalt nad tegelikult otsustavad. Just, et on olnud eelmine nädalgi, see võib-olla ei olnud eelmine nädal, see ei olegi oluline, kus ma pidin asendama ja siis seal ka üks siuke hästi äge poiss üritas ka siis, vaatas, et kui kaugele ta võib-olla mind viia saab, katsetas mind. Aga mis siis saab, kui ma oma töö ära kortsutan? Ütlesin, et midagi ei saa, et see on sinu otsustada, et sa võid seda teha, kui sa soovid, aga sul pärast lihtsalt ei ole seda infot või seda materjali. Et sellega pead siis arvestama. Ta ei kortsutanud seda tööd. Et anname neile nagu selle võimaluse loovalt mõelda, las nad tunnevad igavust, las nad saavad mingil määral ise otsustada. Las nad kaklevad, las nad lähevad tülli. Las nad lähevad tülli, just. Ja las nad lepivad ise ära. Just. Mul tuli selle otsustusega see veel meelde, et mul on vanemad vahest andnud tagasisidet, et laps nüüd otsustab kõike kodus. Et see hakkab kõige.
üks teine mänguterapeut, kellega ma hiljuti sattusin ühele kursusele, ütles ka, või ühele koolitusele, et tal on ka, et ta tõi mulle näite, kus see laps oli otsustanud, et ma nüüd otsustasin selle akna katki visata. Ja ta käis ka nagu mänguteraapias ja siis oli ka see, et aken oli vist siis katki läinud. Ma nüüd otsustasin, et ma viskan selle akna katki. Et sellised huvitavad ja naljakaid näited tuleb ka elus ette. Eks meie töö ongi mõnes mõttes siukene nagu tõsine. Me tegeleme ikkagi nagu tõsiste teemadega, et see ei ole lihtsalt ju mängutuba, mis meil seal on, aga samal ajal laste siirus ja see ausus ja see vahetus, see alati toob selliseid toredaid, vahvaid ja naljakaid seikasi ka meie töösse sisse. Et ja nende hämmastavalt selline kirgas mõttevahetus aeg-ajalt üllatab väga, et nende tarkus ja nende fantaasiamaailm, mis on lõputu, kui lasta neil kui anda neile see võimalus, eks ju. Et vahel ongi neil lastel vaja lihtsalt kedagi, kes kuulaks. Mitte, et kodus ei kuulata. Kodus ka kindlasti kuulatakse. Aga vahel on turvalisem, kui kuulaja on keegi võõras. Või vahel on lastel vaja seda teadmist, et lisaks sellele turvalisele perele on veel maailmas täiskasvanuid, keda saab usaldada. Et vahest on see usaldus lihtsalt kõikuma löödud mingisugustel erinevatel põhjustel. Et kodu võibki olla väga turvaline, aga vahest on vaja seda tunnet, et see võõras tädiga, kellele ma algul ei julgenud ühtegi sõna öelda, kellele ma ütlesin, et tšau kaka, on ikka päris normaalne ja tore. Jaa. Et lastel võtab aega, lapsed on erinevad ja nad kohanevad. Et tihtipeale, kui lapsed tulevadki sinna teraapiasse ka, nad ei läheb mitu šanssi mööda, enne kui nad üldse midagi nagu ütlevad või teevad, aga see on ka täiesti okei. Et inimene vajabki seda, nagu täiskasvanu vajab teinekord kohanemiseks kauem aega ja erinevate inimestega nagu harjumiseks rohkem aega. Vaatasin korraks kella ja kuidas sulle tundub, Kerli, kas sul on veel mõni siuke väga põnev teema, mida sa tahad oma tööst meiega jagada? Võib-olla ma lisan äkki veel seda ka, et teinekord võib-olla lapsed ei vaja alati teraapiat, vaid nad vajavad pigem seda turvalist täiskasvanut ja sealjuures võib-olla oluline ongi see, et vanemal tekiks oma lapsega see emotsionaalne side ja seda sa saadki, eks ju, tugevdada või hoida sellega, et sa oled olemas. Et lapse jaoks lihtsalt olemas ja alati ei peagi lapsega koos mängima. Et teinekord piisab ka sellest, kui sa lihtsalt oled. Et veetke rohkem oma aega lastega koos, proovige neile leida seda kvaliteetaega ja kuulake. Mida nad teile öelda tahavad. Et alati ei olegi see tegevus niivõrd oluline, vaid pigem see side, mis seal vahel tekib. Ma küsiks ühe asja veel, et kas sa oled ka kogenud sellist asja, selle sama pinnalt, mis sa just praegu ütlesid, et ühel hetkel sinu juures käes vanemad taipavad, et see aeg, mis me veedame sinu juurde tulles ja sinu juurest ära minnes, ehk siis teraapiasse sõites ja teraapiast ära minnes, on nii väärtuslik. Et võib-olla see teraapia muutub teisejärguliseks ja see kahekesi veedetud hetk seal autos või see jalutuskäik teraapiaruumi saabki selleks peamiseks asjaks. Võib-olla on seda ette tulnud. Vanemad ei ole küll mulle öelnud seda välja, aga mida ma tihtipeale märkan küll on, et kui lastel on see teraapia aeg, siis sellel päeval on lapsele tehtud kas siis pool päeva vabaks või üldse sellel päeval ei minda näiteks lasteaeda, on ju. Et nad on teinud sellest nagu siis lapsevanema sellise kvaliteetaja veetmise päeva. Et seda on küll ette tulnud. Et nad ei vii ja nad võtavad selle aja ja nad teevad seda, mida lapsed siis tahavad teha. Et seda ma olen küll märganud. Et see on salamisi osa siis sellest teraapiast. Ilmselt küll. Jah, et kui sa nii ütled, on ju. Et võib-olla vanem ise ei olegi aru saanud sellest,
aga kui sa nii ütled, siis tõesti jah, et seda on küll olnud. et sellega me vist Kerliga mõlemad mõtleme seda, et me ei tee oma tööd üksinda, me teeme oma tööd alati koostöös lapsevanematega ja tahaks loota, et suurem osa tööd selles mõttes teevad ära lapsevanemad, et me oleme lihtsalt sihuke tugipost nendel lilledel, kes korra vajavad enda sirgu ajamiseks natuke lisajõudu. Just, et me peame ka nagu vanemaid, terapeudina ka vanemad nagu selles mõttes toetama, et me ei sünni nende teadmistega, kuidas last toetada või kuidas mingite asjadega, lastega seotud teemadega toime tulla, et me ei sünni nende teadmistega. Ja vanem ei peagi kõike oskama, on ju, et siis saad terapeudina nagu vanemalt ka selle pinge maha võtta. Tegelikult see ei defineeri sind alati vanemana, et kas oled halb vanem või hea vanem, eks ju. Et sa ei peagi teadma kõiki neid asju. Keegi ei sünni nende teadmistega. Ei sünni ja lapse kasvatamine tegelikult ju on justkui ühe võõra inimesega tuttavaks saamine. Ehkki ta on meie oma nii-öelda. Ta on ikkagi üks võõras inimene, kellega me peame kogu aeg harjuma, uuesti harjuma. Tema muutub ja meie peame temaga koos muutuma, et ma olen 100% nõus sellega, et see on see koos kasvamine just, et ta ei ole kellelegi kuskilt pulgiga antud ja seda ei saa raamatust õppida. Aga ma toetan Kerli seda eelmist mõtet ka, et lihtsalt kuulake oma lapsi, olge nendega koos ja võib-olla alati ei ole terapeuti tarvis. Et me oleme küll olemas, me oleme olemas interneti avarustest leidke meid üles, kui tarvis on, aga me julgustame oma enesekindlust ka üles leidma. Ja see Ando Runneli luuletuse rida siin, et kui kõneled lapsega, lasku tema juurde alla madalasse peaaegu põlvitajaks. Et võib-olla seal madalas siis kohtute võib-olla iseendaga, võib-olla oma lapsega, aga kindlasti kohtute kellegi või millegagi. Just. Aga ma küsin lõpetuseks sellise asja. Nii. Kuna sa siin Tartus nüüd oled, mis tunde või mõtte sa siit Tartust Rakverre kaasa võtad, kui sa siit nüüd kolmapäeva õhtul ära lähed? Ma arvan, et ma olen elamuste võrra rikkam, sest olen täna näinud tõelist Tartut. Et kui ma tavaliselt käin siin, eks ju, hotellist koolituskohani või autoga ühest kohast teise, siis täna mul õnnestus näha natuke seda päris Tartu vaimu. Tartu vaimu. Et nüüd ma olen natukene elamuste võrra rikkam. Saadame siis Kerli siit kolmapäeva teele Tartu vaimuga. Aitäh sulle, Kerli, siia tulemast ja mul oli hästi tore sinuga vestelda. Aitäh kutsumast.